Mul on väga-väga suur rõõm Jaama tänav 16 maja juures nii palju rõõmsaid ja toredaid inimesi. Tervitame Reinhold Kamseni järeltulijaid, tervitame Põltsamaa valla inimesi, ajakirjanikud, sõbrad, sugulased, kaugemalt tulijad. Ma ei tea, kas Imavere rahvas on olemas, esireas, väga tore. Imavere rahval anname pärast ise sõna, nemad saavad rääkida oma seosest siis Reinhold Kamseniga. Mina olen Kaide Tammel ja siin on minu abikaasa Lauri Tammel. Täna tundke ennast siin mõnusalt, oleme siis ka kohvikupäeval Kamseni kohvikuga esindatud. Kui millestki puudust tunnete, küsige kohe. Et oleme teie käsutuses täna. Siis sissejuhatuseks. Alustame kiiremast osast, et Reinhold Kamsenist meil oli siis päevakavas selline plaan, et saame pikemalt rääkida natukene hiljem, aga teiseks teemaks on meil just see skulptuur, mida me siis täna siin pidulikult avame. Ja selle skulptuuri autor seisab siin minu paremal käel, Anni Kärst. Ja paar sõna sellest, et kuidas saavad mingisugused huvitavad uitmõtted teoks, et see on väga naljakas. Siin paar aastat tagasi samal kohal siis seisis üks väga suur ja räämas lehis, mis oli hakanud kahjustama ka selle maja katust. Ja juba varasemast oli mulle silma jäänud Põltsamaal nii mõnigi puuskulptuur ja siis mõtlesin, et aga miks mitte ei võiks sellest lehisest ka ikkagi midagi saada, midagi toredat ja ilusat. Ja siis vaatasin kalendrit ja vaatasin seda silti siin maja peal ja siis selgus, et Reinhold Kamsenil on tulemas selline suur juubel nagu 150 aastat sünnist. Ja siis kuidagi need otsad jooksid kokku. Mind abistasid Põltsamaa valla töötajad Raivo Suniga. Sain rääkida sellest ideest. Tema ütles, jaa, miks mitte. Aga meil oli küll selline skulptor, kes siin Põltsamaal varemgi toimetas. Kontakti saad Aivar Aigro käest, helista talle. Helistasin Aivarile. Tema ütles ka, et miks mitte. Andis kontakti ja et võtame kätte, teeme ära. Siis Aivari abil siis ma leidsin ka Anni ja sellest lehisest veel ikka 3 vallaametlikku vähemalt vaja, et midagi saaks teoks. Siis saime väga imekiiresti ka selle raielao, nii et tänu ka Ain Valule, et tõesti imetlusväärne koduhald on meil, et kus saab asju kiiresti aetud. Ja siis ega see skulptuur ikkagi teoks poleks saanud, kui ei oleks olnud seda suurt ja vägevat Kamsenite suguvõsa, et kes toetas täiesti juhuslikult, ma mitte ühtegi inimest suguvõsast varem kohanud ei olnud. Täna kohtun teie kõigiga esimest korda. Aga internet on selline tore asi, mis ütles mulle, et Jaak Ikas on väga tõenäoliselt siis Reinhold Kamseni lapselaps. Ja täpselt samuti väga hästi Jaak ütles, et väga tore mõte, teeme ära. Et selline teeme ära jada tõi siis meid täna sellise ürituseni ja mul on selle üle tohutult hea meel. Aga ennem kui ma annan sõna siis Jaagule ja sealt omakorda sõna teistele, kuna ma tean, et Annil on lihtsalt tohutult kiire tegelikult teisele üritusele. Et ma tahaksin Annit tänada selle suure töö eest ja selle väga tabava, see ongi see, et skulptuuri avamine. Mina mõtlesin, et mis me teeme, et mida siis tehakse, et kas skulptuuri tõmmatakse mingi kott pähe või lina või seotakse lint ümber, mida saab läbi lõigata. Aga Annile ma juba ütlesin seda, et nii kui see skulptuur valmis sai, siis ma vaatasin, et aga tal on ju hing sees. Et ma
mida ma ei hakka sellele tüdrukule midagi tegema ega teda lämmatama, ta ei saa hingata ju. Ja niimoodi ta siin on, siin ilus ja minu meelest vaadates seda tüdrukut tuleb see Kamseni ajastu ka niimoodi kuidagi väga elavalt silma ette, et suur-suur tänu sulle. Mida me muidugi teeme on see, et me tegime siia vahepeal sellise teadete tahvli ka, et me seda teadete tahvlit siin üleeile paigaldasime, et nüüd me tõmbame lihtsalt ära selle kile sealt pealt, et oleks ikkagi mingisugune, ei ole nagu lindi lõikamine ega midagi, et ja ma siis sooviksin, et mõni suguvõsa või siis Anni või Anni nimi on sealt peal igal pool. Et keegi tõmbaks selle kile sealt pealt ära, sest meie oleme selle puu maha võtnud, ka need puuosad on kõik ilusti saekaatrist läbi käinud ja ei ole hävitatud lihtsalt lõkke peal. Ja siis on mingi osa on jäänud ka järele, kui keegi väga suguvõsas soovib neid kettaid, et kui vana ta oli ja mida iganes, et siis meie poolde saab pöörduda. Aga jah, see tahvel siis. Mina võtan oma peale. No jah, sina kõige vanem. Sina kõige vanem esiteks. Teiseks ma näitan teile enne veel ühte pilti, mis on tehtud siin maja ees, seal selle koha peal, kui olid siin vägevad lillepeenrad ja me tulime vanaisale külla siin vend Reinuga. Enne ärasõitu tehti pilti ka ja me pidime lillede vahele minema. Ja mul on siiamaani meeles, see oli niisugune hommikune aeg, vilu, lilled kõik olid märjad ja lühikesed püksid jalas. Väga kõhe oli minna, väga kõhe oli seista seal fotograafi ees, aga see mälestus nüüd on sellisena siin olemas. Ma seda usun ka, et kõhe oli. Sest et see skulptuur ilmselt seisab kauem kui muud skulptuurid, sest et see poolne majast, nagu me näemegi, on väga palav suvepäev täna, aga siin varjus ikkagi on täiesti meeldivalt jahe, et siin on tõesti alati jahe. Ja üks asi, mis tasub veel tähele panna siin, selle skulptuuri juures, ma nägin pilte sellest juba ammu, kui ta valmis oli. Ega ei saa pildi järgi aru, et ta pole sinna kännu peale pandud. Ta on puust tehtud, see on seal kõvasti kinni, ta ei tule lahti, ta on seal ja jääb sinna. Ta ongi see puu. Jah. Ta ei ole sinna pandud, ta ongi see sama puu. Lähme siis kilet tõmbama. Lähme kilet tõmbama. Läheb ära kõik. Aitäh! See puu aratasti jäi. Aitäh teile ka. Seiske hetkeks sinna kumbki kõrvale veel. Iga ühel oma osa. See jäi nüüd kuidagi ütlemata, et see jah, kus see inspiratsioon tuli, et see Kamsen kirjutas selle küll on kena kelguga hangest alla lasta. Oi, kelguga hangest alla lasta. Ma tean, et Annil on kiire, seepärast ma annaksin ühe asja talle kohe ka üle meie poolt, sugulaste poolt. Reinhold Kamsen on Eesti luulelukku läinud põhiliselt kahe luuletusega. Üks on see tuntud lastelaul, mida me kõik teame, küll on kena kelguga, ja teine on see luuletus, mida eksperdid tema parimaks luuletuseks peavad. See on see Murede maa. Lahja põld ja kadakane karjamaa, see mu vanemate muremaa. Aga tal oli luuletusi palju ja mitte ainult laste luuletusi. Ja see on koopia ühest tema luuletusest, käsikirjaline koopia, mille nimi oli Pilv. Ma loeks selle ette. Ta ujub kauguse udus kui koduotsija. Seal kaugel helendab eha öörahu paistena. Ta ujub kauguste udus, rind tormist haavatud. Ta otsib ja ihaldab kodu, kus tormid on vaikinud. Aitäh sulle. Ma ka paar sõna ütleksin, et iseenesest see idee on üks armsamaid ideid olnud, et siia Põltsamaale on alati tore olnud tulla, et mul on väga hea meel, et Aivar Aigro on mind siia kutsunud mitmel korral juba varem.
et eks see kuningaproua Maria on tore teha olnud ja aednik seal roosipõõsaga, see oli eriti armas sellepärast, et mu vanaisa oli aednik ja ma tunnen teatavat hingesugulust igasuguste aiainimestega. Aga see, see läheb otse lapsepõlve tagasi, et oma enda isiklikud mälestused, kui palju kordi seda laulu lauldud on, mille järgi see tütarlaps on tehtud. Ja ise kelgutamas käidud ja mul on hea meel, et ma targemaks sain, sest et ega ma laulu sõnade autorit ikka varem ei teadnud. Ma arvan, seda teataksegi väga vähe. Laulu teavad paljud, aga autorid tõenäoliselt Eestimaal väga vähesed. Aga ütlen siia juurde veel, et ega minu ringkäigud siin teie kandis ei ole lõppenud. Ma just praegu tulin Pajusist, kuhu tuleb ka üks järgmine kuju, samamoodi siis puust sinna mõisaparki. Praeguse seisuga tõenäoliselt järgmine naisterahvas on naiste saaga jätkub. Et selliseid tütarlapsi, vanemaid ja nüüd tuleb siis ka üks neiu, tuleb Kärneri tütar arvatavasti. Et sellised plaanid. Nii et me kohtume veel, ma arvan. Jõudu sulle! Aitäh teile! Võtan siit sõnajärje üle. Head inimesed, Põltsamaa valla poolt on, nagu ütleb mu särgi peal olev kiri, et Põltsamaa on põnev. Ja kui mina esimest korda kuulsin sellest laulu, loomulikult teame kõik lapsepõlvest kaasalaulu korduvalt, kelgutanud samamoodi. Aga eks neid põnevaid leide siin Põltsamaa vallas on teisigi ja kui Kaide mulle helistas ja sellest rääkis, mulle tõesti, seda nime ja lugu omavahel kokku ei viinud. Ja mul on tegelikult 2 kingitust. Üks kingitus on skulptorile. Selle eest on, siin on väike mini ilmajaam. Aitäh. Mini ilmajaam selle eest, et ikka saaks jälgida ilmateadet, kui meie järgmisi kunsti ja avalikku ruumi tehakse. Siis on mul kingitus tüdrukule, sellised lilled, sest et suveilm on ikkagi ja siis saab ju lilled. Ma annan majarahvale üle ja loodan, et te siis hoiate seda maja sama soojalt, et suguvõsa saaks uuesti jälle kokku tulla siia. Ja. Aitäh teile! Aitäh tulemast! Aitäh! Aga siis ma annaksingi sõnajärje üle Jaagule. Mõni sõna Reinhold Kamsenist veel. Tema sündis ju Imaveres. Aga ta on tegutsenud siin ka laiemalt Pilistveres, Pilistvere rahvamaja või seltsimaja tollal on tema asutatud. Ja ta on tegutsenud raamatupidajana, aga Põltsamaal ka kohaliku lehe Põltsamaa Teataja toimetajana, andnud välja nädalalehte Põltsamaa uudised. Ja väidetavalt või ta ise on öelnud, ta on kirjutanud mitu tuhat luuletust. Need luuletus on tõesti palju. Need on põhiliselt lastelaulud, aga mitte ainult. Nüüd, nagu juba jutuks oli, Reinhold Kamsenil oli 4 tütart. Tegelikult oli ka 2 poega, aga nemad surid hästi noorena, alla-aastases vanuses, juba enne tütarde sündi. Aga tütardest 3 olid järglased. Neid järglasi sai kokku 8 tükki. Nad on vist kõik siin ka täna. Mulle nagu tundub sedasi, et lõpuks on nad kõik siia jõudnud. 7 poissi ja pesamuna Anne istub seal, lehvitab kätt teile. Ja siis neil 8 järeltulijal oli siis järgmises põlves 17 järeltulijat, kellest ka mõned on siin
ja edasi on veel üks põlv, kus on juba 23 järeltulijat, kellest ka mõned on siin. Nüüd, mis veel, see märksõna Imavere on siit läbi jooksnud juba paaril korral. Ma mõne sõna ka selle kohta veel ütlen, nii nagu eelmisel sügisel tuli see väga südantsoojendav. Oli meil vist, mis sa kõigepealt kirjutasid või meil, eks ole, Kaidelt, nii Imaverega, ma arvan, et Allika Jüris oli vist see inimene, kes minuga raamatukogu juhataja, kes kõigepealt kontakti võttis võib-olla aastat 6-7 tagasi juba või 10 vist veel ei ole, aga ja rääkis sellist asja, et nemad on Reinhold Kamseni mälestust au sees hoidnud õige mitmel viisil. Ja üks viis on see, et nad on korraldanud lasteluulevõistlusi. Aga sellest võib-olla juba Imavere inimesed ise räägivad pisut lähemalt. Küll on aga minul olnud see südantsoojendav võimalus sellel üritusel osaleda, kuulata kõik neid noori särasilmi, tähendab, kuidas nad on seal siis esinenud. Ja et seda juttu mitte väga pikaks venitada, sest teil on siin kõik need kohvikunaudingud ja mis siin ümberringi on toimumas ja ootamas. Ja siis ma annaks või paluks ka mõnel Imavere inimesel, Tiina võib-olla. Tiina Lohur on Imavere kooli juhataja. Mõne sõna öelda. Jaa, ma näen, tere, Tunnela on ka kohale jõudnud. Tunnela kindlasti Rahvamaja juhatajana tuleb veel täiendab mind. Aga kuidagi jah, Allikaga me oleme ju samas majas, raamatukogu on koolimajas ja me rääkisime ja sellised Kamseni luule lugemised võiks meil saada traditsiooniks. Ja kuna Kamseni sünnipäev on ja 24. oktoober, eks ju, õige päev, jah. Aga siis on just lastel koolivaheaeg tavaliselt. Ja siis me oleme seda teinud kas oktoobri lõpus, 29, 30 ja me oleme sellise toreda nime pannud Kamseni luule lumi. Meie õpetaja Ann vist mõtles selle nime välja, oli nii või? Sest siis on selline, vahel see jääb ka novembrisse, see on selline lume ootamise aeg juba ja küll on kena kelguga on ju see luule lumi, meie meelest sobis nii hästi sellele. Ja Jaak on ju nii tore inimene ja õppejõud ja me kasutame teda koolis alati ära ka siis füüsika õpetajana. Ta annab meil alati siis 8.9. ka füüsikatundi, kui ta meil juba kohal on ja alati muidugi suurepärase fotograafina jäädvustab seda luulelume sündmust väga toredasti. Ja sel aastal on jah suur juubel tulemas, et loodame, et me saame jälle korraldada ja meil ongi selline traditsioon olnud, et üks luuletus on siis Kamsenilt ja teine on Eesti lasteluuletus ja oleme kutsunud ka Järva valla teisi koole. Väga suur see osalus ei ole olnud, sest need koroonapõhjused viimastel aastatel, aga me üritame asja elus hoida, et võib-olla kunagi kasvame veel suuremaks. Ja see, mis pererahvas siin teinud on, see on imeline idee, et ma ise olen ka Luual maastikuehitust muuhulgas õppinud ja mulle kõik loodusega seonduv väga meeldib, et imeline, mis te teinud olete perenaisele midagi konfliktituseks. Palun, kas ma tohin ilmekalt ette lugeda kogu Küll on kena kelguga luuletuse, mida Eesti rahvas ju vähe teab. Terve luuletuse. Tee seda palun. Sest ma tulen siia vaatama, muidu midagi. Võite minuga kaasa lugeda. Küll on kena kelguga.
hangest alla lasta. Laial luhal säravad jää ja lumi vasta. Lumehelbed helgivad, puielehted uued. Kadakatel karjamaal seljas lumekuued. Tihane ja varblane aida ukse taga otsivad ja ootavad, et saaks iva aga. Langeb mõni ivake, üks kui teine varmas. Iga kehvem kestake, näljasele armas. Bravo, Rein! Suurepärane esitus, mul tõusid ihukarvad tõesti. Siia juurde selline märkus veel, et selle luuletuse põhjal tehtud tuntud laul, mida me kõik laulda oskame, eks ole, küll on kena kelguga. See on tegelikult Ukraina rahvaviis, mis tänase aasta kontekstis eriliselt kõlab. See on ja lisaks sellele on minu ihusilmad näinud ka vanas kirjas nooti enne Ukraina rahvaviisi. Lauldi seda Riho Pätsi tehtud viisi järgi. See oli kuskil kooliõpikus, lauluõpikus. Mul on tegelikult see lauluõpik täitsa seal Imavere rahvavajas olemas. Nii et näed, et tema siis Reinholdi luuletustele oli hää teha viise. Ja meie siis jätkame seda traditsiooni ja ma arvan, et me kaevame veelgi välja tema luuletusi ja tema jutukesi ka. Ja võib-olla isegi väikseid näitemängu moodi selliseid stsenaariumeid, et meil on seda kaevamist seal Imavere koolis teha küll ja lasteaias. Nii et selline elu meil Imaveres on ja tegelikult oli siis õigemini öelda Järavere küla. Järavere muudeti hiljem Imavereks, siis see osa ka ära, aga muidu on see talukoht Järavere külas. Ja kohalikul rahvale on täiesti selge, kes oli Reinhold Hamsen ja kes on Jaak Kikas ja tema suguvõsa. Aitäh kõigile! Ma ei ole siin sugugi esimest korda. Siis, kui seda plaati avati, siis oli ju Põltsamaal suur segakoor heli. Ja vaat siis kõlas juba see Küll on kena kelguga kõikide nende sõnadega, nüüd on ta loetud ja siis ta sai lauldud, siis tüdrukut ei olnud. Aga öeldakse ju, et Eesti rahvas on ju laulurahvas, kas me tõesti ei oskaks siis laulda Küll on kena kelguga. Ma usun küll, kui nüüd keegi hääle üles võtaks, mina juba liiga vana ma ei võta, aga ühtegi lauluinimest on siis siin või? Küll on kena kelguga hangest alla lasta. Oi, kelguga hangest alla lasta. Oi, kelguga hangest alla lasta. Laial luhal säravad ja lumi vasta. Oi, säravad ja lumi vasta. Oi, säravad ja lumi vasta. Lumehelbed helgivad, puielehted uued. Oi, helgivad, puielehted uued. Oi, maad, puielehted uued. Kadakatel karjamaal seljas lumekuued. Oi, kadakatel seljas lumekuued. Oi, kadakatel seljas lumekuued. Tihane ja varblane aida ukse taga. Oi, varblane aida ukse taga. Oi, varblane aida ukse taga. Otsivad ja ootavad, et saaks iva aga. Oi, otsivad, et saaks iva aga. Oi, otsavad, et saaks iva aga. Langeb mõni ivake, üks kui teine varmas. Oi, ivake, üks kui teine varmas. Oi, ivake, üks kui teine varmas. Iga kehvem kestake, näljasele armas. Oi, kestake, näljasele armas.
oi, oi, kes ta neljasele armas. Kui me hakkasime seda plaani pidama, skulptuuriplaani Jaaguga arutama, siis Jaak ütles mulle ainult ühte, et ainus palve, mis oleks, et kui saaks sellest puust nüüd selle ketta mälestuseks. Siin on nüüd see ketas, ta on kuivanud, aga ta on endiselt väga raske. et see näitab, et kui vaiku täis on see puu ja kui lootust andav on see skulptuuri püsimine siis. Ja siia siis lisaks, mina ei ole hea fotograaf, mina olen hobifotograaf, aga natukene mälestuseks siis panin ka need pildid sellest, nii-öelda enne ja pärast pildid, et kui oli siin see puu, milline siis oli ja kuidas ta nüüd praegu on. Igal juhul suur tänu teile ja kõigile, et siis sellega saab jõuda teha. Aitäh, jaa, on küll saavutab. Suguselst te saate seda kõik ise katsuda. Mis nad alati siin, see üks pakk on veel siin täiesti olemas. On ka veel. Et põhimõtteliselt saab sellega ketasteks saagida, kui väga vaja on, aga see oli siis täpselt sisuliselt see pakk, mis siin on. See nüüd oli sellest kohast siiani. Ja siis see ketas on nüüd siis see järgmine sealt ülevalt poolt. Aga mina ka veel paar sõna. Et Kaide ütles, et võiks ikka pilt ka olla. Ja sai tehtud siis, mida te nägite võib-olla, väljatrükk, suurem väljatrükk ühest pildist, mis olevat tehtud 1931. aastal siinsamas aias, ma saan aru, jasmiini põõsa taustal. Seda põõsast võib-olla enam sellisena, ma ei tea, kas me leiame või mitte, ei ole ta. Jasmiin on seal, see on küll jasmiin, mis seal tüdruku taga on kohe see esimene, aga ei tea, kas see on sama. See pilt jääb heale pererahvale, eks nad ise teavad, mis nad sellega teevad. Suur tänu, see pilt jääb ilmtingimata siia samasse korterisse. Tõenäoliselt Kamseni enda tuppa, et sellest korterist siis rääkides ka paar sõna võib-olla kõik ei kuulnud, ma toas natukene rääkisin. Et tegelikult see aken, kus Reinhold Kamsen siis elas, ongi siin teie selja taga. Et siin akna all ta kirjutas, siin on tal kirjutuslaud ja põrandal nurgas oli kast, väga mahukas kast paljude raamatutega sellel ajal just üks. Tema juures elanud kostiline meenutas, et tema jaoks oli seal ikkagi väga palju raamatuid. Ja siin tagumises suures toas elasid tüdrukud ja kui tüdrukud olid juba suureks kasvanud, siis oli Kamsenil ka siin kostilisi siis lapsed, kes käisid Põltsamaal koolis, et siis said siin tema juures kostil olla, et alati siin ikkagi kedagi tal oli. Ja tänapäeva mõistetes ikkagi ideaalne isa, et käis kopanduskursustel, oli väga suur aiandushuviline ja tõesti iluaed siin, kus praegu me lihtsalt tallame ja on muru, et siin olid ikkagi õitsesid lilled, et eks siis tasapisi see iluaed ilmselt see aja jooksul tuleb ka tagasi, aga võtab veel natuke aega. Aga jah, et see tuba ja siin korteris siis täna siis tõenäoliselt ikkagi viimast korda siis saab natuke jalutada, et seda vana hõngu on siin väga palju sees, aga kahjuks see siis alatiseks niimoodi ei saa jääda, et ükski maja ei ole õnnelik, kui ta on tühi. Et jah. Ma ka veel üks asi, kui tohib, ma olen selle asja jaoks isegi kinda kätte pannud. Et on ju mõneti sedasi paradoksaalne või avada ühte kelgusõidule pühendatud kuju kaunil soojal suvepäeval. Aga ja tõepoolest, ega meil lund ja jääd kusagilt võtta ei ole, kui siis võib-olla ehk siis võib-olla ehk kuiva jääd.
Kamsen seda puud ise näinud ei ole. See on, aga puu vanus on 50, kui minust siin pilt tehti, mina olen ka Jaak, siis ka seda puud tõenäoliselt ei olnud, sest minu pilt on tehtud 72 aastat tagasi. Aga puu on ainult 50. Aga ometi laul on igavene ja pikka igaga sellele tüdrukule siin, kes põlistab selle puu kasvamist nii kaua, kui elu antud on.